siin ja siis siin üleval on nagu. Sellised täpid. No küünejälje otsad, aga eks ta niimoodi siis, kui pole kuidagi. No nüüd nad hakkavad juba ära paranema, aga siin olid hästi punased kohe niimoodi järjest. Aga selg... Seljas ei ole, seljas on ainult natuke sinine on meil eile. Lääne-Virumaal Vaikses alla 6000 elanikuga Väike-Maarja vallas juhtus reede õhtul traagiline õnnetus. Kohalik elanik Raido sõitis jalgrattaga Väike-Maarjast umbes 4 kilomeetri kaugusele Triigi külla, kus ta elab. Väike-Maarjas käis mees kaupluses ja umbes 8:30 ajal oli tal koju vändata jäänud veel 2 kilomeetrit. Järsku oli mingi mats kummuli. Aga no õnneks seljakott päästis hullemast ära ja siis see juhuslik auto. See hirmutas ära. Oota, aga kuidas see oli? Sa sõitsid rahulikult siia Triigi suunas? Kodu poole sõitsin lihtsalt ja järsku oli seljas keegi ja mats kummuli. Mõtlesid sa esimese asja? Ei saanud arugi üldse, siis vaatasin ja siis hakkasin võitlema, et saab ära. No oleks käe kõrval lükanud, siis oleks vaata rattaga saanud. Aga ma sõitsin rahulikult tulin koju. Ja siis sa olid seal ratta kõrval maas, ma saan aru? Kummuli, tee pea lähtid see kummuli. Ja pilk üles läks, nägid? Siis oli jah, kui mingi must kogu oli seljas ja noh, käppa jälle olid seal küpsise paki peal on näha, aga kurat neid hind pilke. Et no kui kefiiripaki selja ta kiskus kotist välja, see oli terve tee oli täis seda seal, kus me matistasime. Aga jah, suuslik auto tuli, siis ta seda kartis pani minema. Kas teil läks päris nagu kähmluseks või mis sa tegid, kui sa seal maas lamasid? Ma katsusin kuidagi vabaks saada ennast. Ma ausalt oldi soki seisund, see ei tea ja siis oli auto järsku, oli hästi ligidal, see siis hirmutas ta nagu minema. Nii palju mäletan, ta küsis, et kas kõik on korras, ma ütlesin, et vist on, et karu ründas ja siis ma vaatasin, et auto läks minema, siis ma panin ka ruttu selle auto järgi veel, et saan tema varjus nagu olla, et aga ta veel vahtis metsas, seda ma mäletan. Raidol läks õnneks, et muidu vaikse liiklusega teel sõitis auto ja autojuht hakkas karu nähes hirmsasti signaali laskma. No jah, see auto hullemas päästis. Ei tea. Ega siiamaani on ju ärevus sees, sa tulid ka... Nii kui natuke, käid vahepeal tahad telefoni minna, no ei saa, nii kui näed, siis võtad mükse kuradi rinnust hakkab piinama. Ja mõtled, et mis siis oleks olnud, kui seda autot poleks tulnud, kuidas oleks lõppenud. Nüüd on mõni päev möödas, kas õues käid ainult valgel ajal või? Jaa, ei, enam ei. Pimedas ei lähe videogus kuhugi. Mingi aeg ma ei tea nüüd kaua see piinab nüüd, aga... Magada saad? No korraks ikka saab, aga väga ei saa, jah, ei julge. Ja ega nüüd naljalt vist rattaga sinna Maarjasse poodi ka ei lähe? Ei lähe, ainult kas auto või bussiga ja päeval valges. Mis naine ütles, kui talle loo ära rääkisid? Ta oli ka päris ehmunud kohe, no ta nägi, milline ma koju jõudsin. A milline sa olid siis? Üleni mudane ja kefiiriga koos ja jumala muda käi. Ma oleks nüüd pilti teha, aga no kus sa siis jagad? Ma sain aru, et tegelikult selles kähmluses sul selja peale ikka mingi jälg jäi. No selg on sinine, aga no otseselt me vaatasime mingi päev, et kas on puru ka, aga niimoodi otseselt puru nagu ei ole, aga selg on sinine. Siin üleval on nagu... Sellised täpid. No küünejälje otsad, aga eks ta niimoodi siis, kui pole kuidagi. No nüüd nad hakkavad juba ära paranema, aga siin olid hästi punased kohe niimoodi järjest. Aga selg... Seljas ei ole, seljas on ainult natuke sinine on meil eile. Ei sõida sellega ka enam, mida nähagi. Ja neid poisi käest küsisin, et sadula neid täks, aga ta ei osanud ka öelda. Võib-olla see võis ka kukkumisest tulla. Või võisid enne mul seda ma oska öelda. Aga õnneks jah, et ratas ei ka terveks. Mõned skeptilisemad inimesed võisid öelda, et Raido äkki oli mõni õlu sees reede õhtul ja... No ma hommiku poole võtsin, õhtul ma olin kaine juba, kui ma läksin poodi. Hommiku poole ma olin võtnud natuke, aga... Et oli ikka päris karu? Ikka oli muidugi. Aga ma saan aru, et tegelikult... Siin ma vaatan ka neid kommentaare, mõni paneb jah sealt segast. Aga no eks mingu ju käigu vaadaku, siis mis seal ikka. Aga ega tegelikult ju paar päeva hiljem siin kohalikud nägid ka metsatukas mingit karu, paar kilti eemal?
Nojah, seal selle koha peal on jah, ma vaatasin ka nüüd üles pandud, et tõepoolest, vaid paar päeva hiljem nägi kohalik ettevõtja Kaspar Põldmaa karu kõigest paar kilomeetrit sellest paigast, kus Raido õnnetus juhtus. Kohalikud elanikud on olukorra pärast väga mures. Teie olete eluaeg riigis elanud? 75. aastast ikka kõvasti. No aga on siin kogu aeg siis olnud selline karumure? Ei ole. Ja ta oleks surmalaps olnud. See on teine sünnipäev nüüd. No, millal te kuulsite, et Raidol reedel siuke õnnetus juhtus? Naabrinaine on sõbranna, siis ta rääkis, et ta käis süüa toomas ja. Kuidas te... Enam ei julge, naabrinaine käib ju lüpsmas laudas, et hommiku kella 2:30 peab minema. No kuidas sa lähed, kui karu tuleb võib-olla. Kui kaugel see laut on siit? No siin on 0,5 kilomeetrit või niimoodi. Siit on jah, sinna Avispea poole minna. Virumaa jahimees Raul Vahter on sel kevadel kodukandis näinud karu ja karu jälgi mitmel korral. Tema sõnul on karude arvukus Eestis praegu selgelt liiga suur ning nad ei mahu enam metsadesse ära. See on ka põhjus, miks nooremad ja nõrgemad puksitakse asulate lähedale. Võib-olla ei oldki selle murdmise või söömise peal veel väljas, et vaevalt, et karu nüüd inimest menüüsse Eestis võtnud on, seda pole küll kuulnud, aga kui ta on juba otsustanud midagi murda, siis ta võib kas või peale astudes palju kurja teha või kui ta hakkab sõtkuma, nagu karu esimeste käppadega hakkab sõtkuma, kui ta midagi tahab purustada, siis ta võib väga-väga palju kurja teha. Vahtre sõnul on keeruline öelda, mis võis karu niivõrd ärritada, et ta rattaga mööda sõitnud Raidot lihtsalt ründas. Kõige tõenäolisem on tema hinnangul, et kiskja oli just üle tee minemas või teepervel värsket rohtu söömas ja mööda veerenud rattur käivitas tagaajamisinstinkti. Kui see karu ta sealt jalgratta seljast pikali paiskas, et siis ta astus talle peale ja siis oli see nii-öelda karu küünised ja käpad olid nii-öelda vajutasid need täpid talle sinna käe peale, sest ega ma muud selgitust ei ole. Karude küttimise kord on muutunud ja nüüd võib kiskjaid küttida ainult Keskkonnaameti eriloal ja niinimetatud nuhtlusisendeid, ehk siis neid karusid, kes ohustavad vara ja inimesi. Ameti direktor Rainer Vakra on Väike-Maarjas juhtunud õnnetusest kuulnud, aga ametlikku teadet selle kohta tulnud ei ole. Küll aga ütles Vakra, et Keskkonnaamet suhtleb kohalikega ja ka sealsete jahimeestega. Selleks ongi Keskkonnaametil vaja ka kontrollida, et ei oleks selliseid juhtumeid, kus sääsest tekiks elevant ja kui ongi elevant, siis tuleb tõepoolest antud juhul nuhtlusisendi puhul küttimisluba anda. Aga kokkuvõttes loomulikult me püüame tekitada Eestis olukorra, et me neid lubasid annaksime sügisel siis, kui karudel ei oleks poegi.